kuidas teha helindatud esitlust. Kõigepealt peate te need slaidid valmis tegema, ehk siis see sisu siia ära sisestama, tekstid, pildid, mis te kõik tahate näidata oma auditooriumile ja alles siis on järgmine etapp salvestus. Ehk siis kui mul nüüd kõik slaidid olemas, õiges järjekorras, peaksin ma neid hakkama esitlema ja seda esitlust ma siis omakorda salvestan. Selleks lähen ma slideshow ehk slaidi esitluse menüüsse ja valin siit kohe all on nupp Record Slideshow. Siin avaneb kaks valikut. Start recording from the beginning on just see, mis meid huvitab, ehk me tahame oma salvestust päris algusest alustada, ehk siis oma esitlust alustada. Nii, vajutame selle. Siis vaatame, et meil oleks siin mõlemad linnukesed peal, et kõik, mis me teeme esitluse ajal, salvestatakse. Nii heli kui ka näiteks animatsiooniefektid, kui me neid siis esitluse ajal kasutame. Ja vajutame Start Recording. Nii, nüüd oleme me esitlusvaates ja hakkamegi esitlusega pihta. Kujutame ette, et meil on ees kuulajad ja neile, mis me siis tutvustamegi oma teemat. Üleval on meil näha, et salvestus käib, kõik on korras ja liigume siis niimoodi järgmise slaidi juurde, räägime selle kohta, siis edasi ja kuni lõpuni teeme oma esitluse kenasti ära. Ja kui see nüüd lõpeb, automaatselt visatakse meid siia tööaknasse tagasi ja me näeme, et slaididele tekkisid sellised helimärgid igale slaidile, mis tähendab seda, et meil on nüüd igal slaidil heli olemas ja terve esitlus on helindatud. Nüüd jääb üle vaid salvestada, et kõigepealt salvestame selle tööfaili ära, save nupuga. Siis kui te teete seda esimest korda, siis te peate ka koha valima, kuhu te selle salvestate, ilmselt arvutisse, kõvakettale kuskile. Ja nüüd me peame salvestama seda veel kord, aga ühes teises formaadis. Kui me tahame seda nii-öelda helindatuna jagada kaasõppijale, et nad käivitavad selle ja kohe hakkavad kuulama, sest praegu me seda heli ju ei kuule, selleks me peame eraldi iga slaidi juures nupule vajutama. Et on mugavam viis ja parem viis on siis file save as, salvesta nimega, jälle valime, et sellesse arvutisse näiteks desktopi peale ehk töölauale, aga valime siit hoopis teise formaadi, save as type, ja see peaks olema siis show ehk siis ainult see esitluse vaates olev esitlus. PPSX, PowerPoint Show. Nii, ja nüüd salvestame. Nüüd, kui me vaatame sinna töölauale, on meil tekkinud siis kaks faili, üks on PPT ja teine on PPTSX just. Ja see PPSX fail ongi see fail, mida te peaksite siis oma kaasõppijatega jagama, et laetegi üles selle foorumi postituse juurde manusena.